Nii, tere! Järgmine Veiko Garaaži saade on käima pandud ja täna on meil külas Jelena ja Anneli. Ja me mõtlesime, et me räägime sellisel teemal nagu, ongi raske öelda, mis on inimressursside haldamine, on see kõlaks nagu eriti imelikult. Aga Jelena ja Anneli on mõlemad pikaajalise kogemusega personalijuhid ja Jelena on ka värbaja. Ja mis on veel huvitav on see, et nad on natukene erinevatest ajastustest. Et Jelena on umbes 2 korda noorem kui Anneli ja tänu sellele on ka need kogemused võib-olla erinevatest aegadest. Et Anneli oli personalijuht juba siis, kui arvuteid ei olnud veel olemas ja neid ei kasutatud. Aga Jelenal on jällegi viimasest umbes 20 aastast on nagu teistsugused kogemused. Aga siis ma kõigepealt võib-olla ütlekski, et laseks teile ennast ise tutvustada, et rääkige, et mis te olete teinud ja kuidas see personali lihtsalt oma kogemusest, jah. Et Jelena või Anneli, kumb? Jelena. Nii, nüüd näitavad üksteise peale kätega. Jelena alustas. Jelena alustab. Ja, tere. Jelena. Personalijuhtimise kogemust on täpselt 20 aastat. 1. juulil 2004 asusin tööle personalijuhina. Aga olen töötanud siis erinevates organisatsioonides, keskmise suurusega suurtes ettevõtetes ja peamiselt rahvusvahelistes ettevõtetes. Ja viimased niimoodi aastad peamiselt nagu IT-valdkonnas ja tegelikult viimased aastad ma olen keskendunud rohkem värbamisele. Asutasin oma värbamisettevõtte ja pakun värbamisteenuseid erinevatele ettevõtetele ja värban peamiselt IT-valdkonna spetsialiste. Mitte ainult, aga see on selline peamine fookus. Aga kui suur on suur ettevõte ja kui väike on väike ettevõte? No niimoodi, et kõige suurem ettevõte, kus ma olen töötanud, oli 2500 inimest. Et tegelikult veel suurem. Soome Posti oli see ettevõte, kus ma töötasin ja siis, kui ma läksin sinna tööle, siis kontsernis töötas 33 000 inimest. Ja siis äriüksus, kuhu mina läksin, seal oli minu meelest see aeg oli kuskil 3000 ringis. Aga siis meid eraldati Soome Postist ja oli täiesti eraldiseisav ettevõte ja siis meil kujuneski selline 2500 seltskond 8 riigis toimetasime. Ja et see oli nagu selline suur ettevõte ja keskmine on 300, 250, 300 inimest. Ja kõige väiksem ettevõte, kus mul on töötanud, oli see viimane ettevõte, seal oli 40 inimest. No jah, siis on sellised erinevad kogemused erinevatest suurustest. Jah, et sõltuvalt sellest, et kui suur ettevõte, kui väike ettevõte, et see fookus personalijuhtimisel on hoopis teistsugune, täiesti erinev. Aga ma kohe küsingi siis, et kas sa ütlesid, et alguses oli 30 000, et see oli siis mingi selline lugu, et alguses ettevõte oligi selline suur ja siis sellest eraldusid mingid tükid või kuidas see värk käis selle? Jah, see Soome Posti, sa küsid praegu selle kohta, et kuna ta oli selline posti ja logistika ettevõte ja siis neil oli eraldi äriüksus, mis pakkus selliseid, mis oli nagu fintech valdkond, e-arvete digiteerimisega, e-arvete süsteemide arendamise nagu valdkond, et me olemegi eraldi üksus ja kuna me olemegi rohkem selline fintech, IT, mis vajas rohkem selliseid nagu agiilselt lähenemisi. Kuidas agiilne kõlab? Kuidas eesti keeles oleks? Siin tuleb juba sisse selline moodne startup kultuuri selline sõnavara ja leksika ja siis on selline nagu kiire kohandamine. Ja, okei. Ja samal ajal me oleme üks osa sellest nagu suurest traditsioonilisest nagu ärist, kus olid nagu hästi suured keerulised protsessid
me pidime, ma ei tea, ühte või teist võib-olla otsust kooskõlastama nagu väga paljude osapooltega, et ühesõnaga, et meie äriüksust see kuidagi nagu pidurdas, et seda nagu juhtkond nagu nägi ja sellepärast nagu meid eraldati, et me saaksime kiirelt edasi minna edasi. Jah. Okei. No aga Anneli, et mis sul siis meelde tuleb, et kus sa töötasid? No nii, tere, mina olen Anneli. Mina alustasin personalitööga, kui ma praegu mõtlen, 35 aastat tagasi. See oli aasta 1989 ja see oli ettevõte, tookord oli ETKVL. Kokkuvõttes töötasin seal 8 aastat ja sellest 8 aastast on niimoodi, et 3 aastat on nagu seda Vene aega, 89, 90, 91 ja siis saabus Eesti Vabariik ja siis ülejäänud aeg oli nagu Eesti Vabariigi aegu, mis oli muidugi väga suur erinevus selle personalitööl, mis sai tookord teha. Ja ma ütleks niimoodi, et selle 8 aasta jooksul ma kõige positiivsema personalitöö kogemuse sain siiski aastatest 1992, kohe peale seda, kui Vabariik tuli, 3 kuni 95, kui meil ETK, siis oli juba ETK, mitte ETKVL, kui ETK peadirektoriks tuli Mati Sumberg. Nii et see oli meeletult raske aeg. Mina võrdlen seda aega mingil moel, kui ma niimoodi juhtimise seisukohalt vaatan, nagu Mart Laari aeg, kus sa olid tundmatus kohas, sa pidid tegema kohutavalt palju muudatusi, võtma ebapopulaarseid otsuseid ja siis kaadritööl oli tõesti raske. Et laastud lendasid? Laastud lendasid, jah. Ja mina muidugi tagantjärgi nüüd mõeldes, kui ka siia intervjuule tulles, mõtlesin ikka niimoodi, et kui personalitööd teeb inimene, kes valdab seda ametit ja tahab seda hästi teha, siis personalitöö edukus sõltub 100% tippjuhiga koostööst. Kui tippjuhiga koostööd ei ole, siis ma ütlen, et see on tervist kahjustav töö. Minul väga vedas. Ja just nimelt selle poole pealt, et oli raske aeg ja ma kujutan ette, kui nüüd tippjuhtkonnaga ei oleks koostööd olnud, võt siis on tõesti niimoodi, et ta on tervist kahjustav. Aga kuna koostöö oli väga hea, siis elasime üle selle aja. Aga ma küsin veel, et võib-olla nooremad kuulajad ei mäleta, et mis asi see ETKVL on ja ETK ja et kui sa korraks avaksid selle tausta ka, et kui suur see üldse oli ja millega see ETKVL siis omal ajal tegeles? No hästi lühidalt, meie vanasti nimetasime seda ETKVL-i või ETK-d hiljem, et see oli tegelikult nagu riik riigis. Sest varad ei kuulunud riigile, vaid see oli tarbijate ühistute ühine vara ja ETKVL-il või ETK-l oli 34 ühistut ja kuna eesmärk oli ikkagi liikmetele teenust pakkuda, siis ETK arendas väga suure tootmise välja ja lõpptulemusena ma mäletan, kui moodustati kontsern juba ETK aegu, siis oli kirjas kuskil 77 ettevõtet koos tütarettevõtetega. Mööblitööstus, leivatööstus, kalatööstus, karusnaha tootmine, mida kõik trükikojad,
reklaam, ma ei jõua seda kõige, kaubandusliku inventari tehas, Orto, neid firmasid oli ikkagi väga palju, mis olid, tähendab, et EKVL-il ja mis teenisidki tegelikult ühistutele nagu tulu. No kuskil võib-olla töötajaid ETK-s tervikuna oli kuskil 17 000 ligi, aga neid liikmeid ühistutel oli kuskil 200 000, ma arvan, tähendab, kes olid kõik nende ühistute liikmed. Nii et ta oli ikkagi väga suur organisatsioon, aga üldjuhul oli meil, ma ütleks, mis võib-olla iseloomustab seda EKVL-i, et ta oli ikkagi väga eestimeelne organisatsioon. Me saime seda eestimeelsust väga tugevalt hoida, et ei olnud seda niinimetatud venestamist. Ja ma ütleks niimoodi, et ma ei tea, ma võib-olla pärast nimetan täpsemalt, aga ma võin ikkagi öelda seda, et minu suur lugupidamine tänapäevani on selle ETK peadirektori Mati Sumbergi suhtes, kes oli väga tark juht, kui tema ametisse tuli. Ja ma ütleks veel, et milles see tema tarkus seisnes, see ei ole mitte inimesena, sa võid olla doktorikraadiga ja ma ei tea, mis valdkonna inimene, aga ta oli tark juht, just nimelt juhina. Ja tema, mis tähendab tark juht, ta väärtustas kahte asja, minu mõiste järgi, ma ei tea, kuidas sina, Helena, nagu iseloomustaksid seda, aga tark juht on see, kes suudab väärtustada kahte asja. Punkt 1, finantspool, tähendab firma eesmärgid, areng, investeeringud, ma kujutan ette käive, kasum, see on hästi oluline. Aga teine hästi oluline pool on, et ta väärtustab inimesi, need, kes seda tööd teevad. Ilma inimesteta ei saakski ju neid eesmärke täita. Ja vaata, Sumberg oli nüüd see, kes oskas endale väga hea meeskonna luua, ise olles ehituse ja tootmisala kallakuga, ta võttis endale tippspetsialistid kaubanduse valdkonnas, võttis rahanduse, tootmise, ühesõnaga kõik selle ja see meeskond toimis väga hästi. No ma ei tea, ma võin nimetada ära ka, kes meil olid. No nimeta, äkki me teame kedagi. Et oligi kaubanduse peale näiteks võeti, kuna tarbijate ühistuid oli nagu kõige rohkem, Raivo Kütt, suurepärane spetsialist oma alal. Tema vist hiljem asutas sellise firma nagu Amserv, kus kõik inimesed Toyotasid ostavad. No tänapäevani on, ma arvan, et see tema firma. Ja siis rahandusdirektoriks võttis Urmas Pastaruse. Teda mina vist ei tea. Ta tuli kuskilt Lõuna-Eestist ja ega me keegi ei tundnud teda eriti. Kuskil ta on, tervitame teda juhul, kui ta kuulab. Ja tootmise peale Juhan Tupits oli ja halduse direktoriks tuli Urmo Pakkas. Väga erinevad isiksused, temperamendi poolest ja kõigest. Aga Sumberg suutis nad üheks tiimiks luua, üheks meeskonnaks. Ja vaat see oli suurepärane asi selle raske aja puhul, kus oli vaja, praktiliselt toimus ju restruktureerimine. Eesti ajal ju kõik see, näiteks võtame tootmiskoondis Kooperaatori, kes mööblit tootis, kui ma ei eksi, ma võin eksida numbritega, aga kuskil 90% toodangust läks Venemaale ju, kõik itta. Kõik ETKVL-i või ETK hiljem, ETK ajal juba mitte, ETKVL-i ajal, kõik see toodang enamasti läks Venemaale. Nii, nüüd läks turg, läks ära. Nii, aga raha oli vaja lugeda. Mida sa toodad, kui ei ole kuskile toodangut kohe üle öö panna.
ja siis, mille poolest, ma nüüd kohe lõpetan, ja mille poolest siis minu töö nagu selles mõttes oli ikkagi väga raske, kuna hakkas toimuma kokkutõmbamine väga tugev. See oli koondamine. Sina oled värbamise peal, mina olin tookord, põhirõhk oli muidugi selle koondamise peale. Kui ma alustasin personalitööga, oli ETK Velli keskasutus oli üldse 250 inimest, mis läks nagu selle personali alla. Ja kui mina 96. aastal lahkusin, siis oli 50 inimest. Nii et ma elasin üle selle 200 inimese koondamise. See oli tõesti meeletult raske. Aga tänu sellele heale koostööle juhtkonnaga ja et ma olin alati informeeritud, me alati teadsime, mida me teeme, sai seda tööd edukalt teha ikkagi. Jah, kuigi see oli raske. Võt nii palju siis minu sissejuhatuseks. Jaa, aga ma küsikski võib-olla järgmisena, et üks asi, ütleme, kui inimesed siis, kes töötavad mingisuguses ettevõttes, et ega nad tihtipeale nad ei võib-olla isegi väga palju tähele ei pane igapäevaselt, et mis see personalitöö on. Ja siis lähed sinna tööle, eks ju, siis võib-olla tehakse nagu intervjuu, pärast mingil hetkel saad tööle, siis kirjutad alla oma töölepingus, hakkad töötama, siis töötad, kuni siis tuleb Anneli ja koondab su ära, eks ju. Aga et Jelena, et kuidas see käib ja millest see personalitöö üldse koosneb ja näiteks kui sina olid siis, töötasid ettevõttes, kus siis oli 2500 inimest, eks ju, et ega sa seal üksi ju kõiki neid ei kamanda või ei tegele sellega, et kui palju üldse nagu selles personali nagu osakonnas seal inimesi on ja või mis see töö kõik on, see, mida tegelikult tavalised inimesed väga isegi ei pane tähele võib-olla. Vahel paned, aga need puutepunktid on, ma arvan, sellised, et sa igapäevaselt nagu liiga palju ei märka seda. Jaa, ma võib-olla täiendaks, et ütleks nii palju, et tänapäeval võib-olla tavainimene ei peagi personali osakonda nagu märkama. See ongi tugiüksus, kes töötab peamiselt juhtidega ja tegelikult et ongi nii, et personaliosakond värbab, eks ole, ja sealt edasi, kui inimene tuleb, ja isegi see lõppsõna, kas inimene tuleb tööle või mitte, tuleb ikkagi sealt samalt juhilt, kuhu meeskonda otsitakse seda inimest. Ja tegelikult ma ütleks, et kõik see, mis edasi toimub töötajaga, peabki tänapäeval juhtuma rohkem koostöös juhiga, et ei pea olema nii, et pärast mingi päev tuleb personalijuht uksest sisse ja koondab ära, et tegelikult koondada peaks seesama otsene juht, kes seda inimest kunagi ka värbas. Ideaalis on see nii ja mõnedes ettevõtetes õnneks see töötab ka nii. Aga millega siis personaliosakond peamiselt tänapäeval tegeleb, kõik täna algab kõik sellest, et töötaja üldse märkab, et mingisugune ettevõte eksisteerib. Ehk siis selline tööandja bränding. See on juba suuresti ikkagi personaliosakonna töö. Turundus tegeleb peamiselt meil juba klientidega, peamiselt, eks ole, ja personaliosakond tegeleb ikkagi tööandja brändinguga, et üldse kogu see ettevõtte atraktiivsust välja tuua, niimoodi välja poole, et üldse inimesed märkaksid, et see ettevõte on ja tundub, et on äge ettevõte. Et see on nagu huvi ja tekiks üldse selle ettevõtte vastu. Ja siis inimene, kui on mingisugune vakantne koht olemas, et siis ta võib-olla kunagi kandideerib ja kõik see edasi, mis hakkab temaga toimuma, et kõik need töövestlused, pärast siis tööle asumine, kogu see areng, töötaja areng ettevõttes ja kõik muidugi kogu see administratiivne pool, eks ole, töölepingud, palgad, puhkuse arvestused, kogu see pool on ka, aga igasugused, kogu see arengutee
mis inimest ees taolises organisatsioonis ootab, et ongi, et mingisugused eesmärgid seatakse paika, et meil on mingisugune protsess ja need eesmärgid kuidagi hinnatakse ja meilt üleüldse kõiki töötajaid võetakse võrdselt võib-olla, eks ole, et kogu see heaoluga ja tajumine, et ma saan siin ennast realiseerida selles töökohas, eks ole, et see on see töö, mida mulle meeldib teha, see on see, mida ma tahan, ma saan siin ennast realiseerida, mulle antakse kõiki võimalusi, et see on see, mis personali osakond teeb taustal, nagu tugifunktsioon koostöös siis juhtidega, et ta loob neid protsesse, mis toetavad juhte, et kuidas siis värvata oma inimesi, kuidas neid toetada, kuidas neid võrdseid põhimõtteid kuidagi nagu luua, eks ole, et me teeme mingisugust protsessi, et kuidas me eesmärke seadme, eks ole, mida me teeme, mis on see üldse fookus, kuhu me tahame jõuda. Et jah, et kuidas me nagu arendame oma inimesi, kuidas me nendega suhtlemine ja nii edasi ja nii edasi. Et mõnedes organisatsioonides tänapäeval ikka veel näen, et seda pannakse just kui nagu personalijuhile tööülesandeks, aga tegelikult personalijuhil, et sellist otsest suhtlust töötajaga igapäevaselt ei ole. Ei ole või? No ei ole. Mina sul on just mõelnud seda, et nagu, et kui sul on nagu mingisugune selline nututuju tuleb peale, et siis võib-olla just peaks minema pöörduma nagu personalijuhi kabinetti ja siis personalijuht võtab mingi konjakipudeli kapist välja, eks ju, ja siis leivendab sinu muret. Mul ongi mingi vale arusaam sellest. Ja ma ütlen, et kui töötaja ei julge oma probleemiga minna oma otsese juhi juurde, järelikult seal ei ole usaldussuhed, järelikult on see otsene juht on feilinud. Et mina arvan, et personalijuht peaks üldse olema võib-olla avatud kontoris istuma kõigiga koos, et nägema koos, et selline otsene suhtlemine. Aga mina, toome hästi konkreetse näite, näiteks haldusosakond, ma ei tea, haldusjuht värbab omale haldusspetsialisti, mina personalijuhina näiteks ja värbajana teen selle värbamisprotsessi, võtame inimest tööle, pärast mis selle inimesega juhtuma hakkab. Ta hakkab töötama haldusjuhi alluvuses, mitte minu alluvuses. Mina ei anna sellele haldusspetsialistile tööülesanded. Mina ei kontrolli, kuidas tema tööd teeb. Mina ei näe seda suhet. Ja sellepärast ongi, et ma ütlengi ideaalis, et inimesed ei peagi kokku puutuma personalijuhiga igapäevaselt. Neil on otsene juht, see on see inimene, et kellega nad peavad suhtlema, kes neid toetab, juhendab, annab ülesandeid, kontrollib, mõõdab, motiveerib, tunnistab ja nii edasi. See ei ole personalijuhi töö. Et personalijuht loob lihtsalt kogu sellest nagu tugisüsteemi, et see kõik toimiks. Et kui on väike ettevõte, et ongi võib-olla seal, ma ei tea, 20-40 inimest, et siis selline personalitöö on pigem selline administratiivne. Et siis ei taheta seda koormata ettevõtet juhte mingisuguste keeruliste protsessidega, et seal pigem fookus ongi sellele, et meil oleks töötajad värvatud, õigel ajal töölepingud oleksid tehtud, nad saaksid palka õigel ajal ja nii edasi. Kui on suur organisatsioon, meil on hästi oluline, et kõik juhid saaksid aga aru, kes me oleme, selline ühtsuse tunne, et see on see personalijuhi eesmärk, sellise ettevõtte kultuuri loomine. Mis on need meie eesmärgid, kuidas me mõõdame neid, et see oleks nagu kõikide töötajate osas ka võrdne kohtlemine, see on nagu see, eks ole, et iga siis juht vajab mingisugused ka raamid, et millest ta nagu tegutseb, et ei oleks nii, et meil üks juht läheb vasakule, teine läheb paremale, eks ole, ja organisatsioon üldse läheb kuhugi otsa, eks ole, et me peame looma sellise raamistiku, et kus siis nagu nad toimetavad. Aga ma lihtsalt vahepeal ütlen, hoia seda mõtet ja ma vahepeal ütlen, et meile tuli naabergaraažist tuli Sass ka küll, aga meil ei ole mikrofoni rohkem, et kui Sass vahepeal tahab öelda midagi, siis ta tuleb, võtab minu mikrofoni ja ütleb, ma tere või? Sa lähed sealt pole? Tule siia. Mul on nii palju küsimusi.
See on väga-väga hea, tule siia kohe, Sassil on kõrvalgaraažis palju küsimusi, aga kuna praegu me panime ootele Anneli ja Anneli hakkab nüüd ütlema, mida Anneli hakkab ütlema? Ei, ma tahtsin Leena täienduseks just seda öelda, et see on väga õige mõte, et tegelikult selle töötajaga peab ikkagi tegelema vahetu ülemus. Mina kogesin seda väga hästi sellel ajal, kui meil toimus, nagu öeldakse, et mina olin nüüd see koondamise aeg, kui juhtusin just olema seal EDK-s, et väga paljud osakonna juhatajad ei julenud oma otsesele alluvule öelda, et sina oled järgmine, keda koondatakse, vaid seda pidi tegema personalijuht. Ja ega ma muidugi tegin, kui osakonna juhataja tuli, ütles Anneli, sina palun nüüd kutsu see enda juurde ja tema läheb nüüd koondamisele. Nii, aga oli ka neid inimesi, kes tundsid, et nende eneseväärikust on solvatud. Et tal on selline juht, kes ei julge talle otse näkku vaadata ja öelda, tead, ma koondan sind ära ja ma põhjendan, miks just sind. Aga midagi teha ei ole. Osa inimestel puudus lihtsalt see julgus. Ja võib-olla ma veel, kuna mul on selle personali osas oli ikkagi niisugune positiivne kogemus selle Mati Sumbergiga, siis mina tahan öelda, mis ka jälle sinu jutu võib-olla täienduseks, et meil inimestel peab olema niisugune tunne, et meid võrdselt koheldakse. Nii, et kui Mati Sumberg sai peadirektoriks, siis minu üks ülesanne oli tegelikult personalipoliitika arendamine vastavalt strateegiale ja üks osa sellest oli palgasüsteemi kinnitamine ja väljatöötamine. Kui see on firmale välja töötatud ja kinnitatud, see on meeletu suure ressurssi kokkuhoid. Et ei lahmita niisama, kuskilt jälle otsitakse kedagi, makstakse nii palju ja et on välja töötatud süsteem. Nii, kuna mina ei olnud mingi mina pidin selle süsteemi välja töötama, nii, aga ma ei ole ju mingi palgaspetsialist, siis mina otsustasin minna koolitusele, et ma tehtigi niisugune lühiajaline, oli meil Tallinnas koolitus, ja minu suureks imestuseks, ja ma tänapäevani mul ei lähe see meelest ära, minuga koolitusele tuli Mati Sumberg ise ka, peadirektor. Me kahekesi käime ja kuidas see hõlbustas meie edaspidist tööd. Meie töötasime muidugi selle hierarhia välja. Kõige alumisel astmel on koristaja ja kõige ülemisel on peadirektor ja siis kõik, eks ole, vahepealsed astmed. Selles mõttes ma ei pidanud enam juhtkonnale ega Sumbergile tõestama, miks see nii on. Meil olid ühised arusaamad. Ja mis asja veel see hõlbustas, eriti ma ütlen, et oli ikkagi, eks me ikka aeg-ajalt värbasime ka üksikuid uusi inimesi. Et kui võeti uus inimene mingisugusele ametikohale, ühesõnaga täienduseks oli vaja juurde võtta ja seal juba enne töötas keegi, siis meil oli täpselt teada, sina saad 2000 ja uus inimene võetakse ka 2000-ga. Nii, mingisuguseid arusaamatusi ei olnud. Ei juhtunud niimoodi, et endine töötaja saab 2, aga uus võetakse 4000-ga. Uued on ikka palju paremad. Ja uued on palju paremad. Nad tulevad sellistest kohtadest, mida see nagu ja me võime ju rääkida küll, et palgad on salastatud ja nii edasi, aga tegelikult see tuleb alati välja ja see tekitab meeletult suuri pingeid. Ja kui mina tean, et mina saan 2000, aga need sind võeti 4000-ga, siis ma mõtlen, no hea küll, minul kaob motivatsioon töötamiseks, hakkan juba ringi vaatama ja mõtlen, no raba siis oma 4000-ga, kui tahad. Ja selles mõttes ma ütlen jälle tagantjärgi, ma kiidan Mati Sumbergi ja tema meeskonda,
et meil oli ikkagi 250 inimest, ega see ei ole niimoodi, et ainult töötab 3 inimest, eks ole. Et see oli hästi oluline, see aitas säilitada seda mikrokliimat ja suhteid ja see oli hästi-hästi oluline. Just, ja inimesed tajusid ka, kui nad said teada, et meil oli see süsteem välja töötatud, et kõiki koheldakse võrdselt. Ja see tekitas niisuguse väga hea mõnusa tunde. Et tagantjärgi tubli Mati Sumberg. Nii, Sassil tuli igasuguseid mõtteid, ma kohe lükkan mikrofoni sinu poole. Ei, mul on mõtteid nii palju. Ma hakka, mingil hetkel võiks tegelikult võrrelda seda ka, et kuidas nagu tänapäevane see kaasavus, mitmekesisus, kui palju ta erineb sellest, kuidas oli Nõukogude Liidus ja tol ajal, eks ju. Aga palkadest rääkides, eks ju, on siuke huvitav trend, vähemalt USAs on nüüd, et iga uute töökuulutuste ja mingit osariikides, eks ju, ja see ei ole veel üleriigiline, aga sinna see läheb, peab välja tooma, mis see palk on. Töökuulutus ja sa pead ütlema, mis... Meid see kaotab. Meid see, ja just, aga... Paari aasta pärast on see kohustus. Kuidas me sellesse suhtume? Kuidas te nagu mõjutab sellist nagu võrdsuse ja sellist head sisemist? Ei, ma mõtlen praegu niimoodi, et see mõjutab väga hästi. Kui meie hakkame otsima endale ühte IT-spetsialisti, minul ei ole praegu õrna aimugi, mis võiks tema palk olla, aga tähendab, siin on nüüd 2 varianti. Meie IT-spetsialistid näiteks saavad 3000 eurot, oletame. Mul ei ole tõesti õrna aimu, ma ütlen umbes. Nii, ja nüüd ma sinna kuulutusse panen ka 3000 eurot. Ja see mõjub nii terve firmale, nad oletame, et siis kõik teavad, et IT-spetsialisti palk on see. Teine variant on see, kui teatud ametikoha väärtus on niivõrd tõusnud ja me teame, et me enam head IT-spetsialisti 3000 ei saa, me peame talle 5000 maksma, siis panemegi kuulutusse 5000. Aga kui sina oled see teine, kes seal enne töötad, siis sinu palka me tõstame ka 5000-ni. Saad aru, et ei teki jälle seda hõõrumist, et näed, mina saan 2000, sina saad 3000 või keegi. Minu meelest ega see ei ole halb, see on lihtsalt avalik. Ma ütlengi, me võime praegu rääkida, et meil on palgad salastatud. Tegelikult nad ikkagi tulevad välja ja inimesed täpselt teavad, kui palju Jüri, Mari või keegi teine, kui palju ta palka saab. Nad, ma ei tea, räägivad ise välja ja personaliosakonnal on vist praegu ülesanne, et ei tohi ju avalikustada palka. Või... See sõltub täiesti ettevõttest. Ettevõttest, jah. Täiesti, praegu ettevõte ise otsustab, et kas ta avalikustab või mitte, aga see meid kõiki ees ootab. Ma mälet, kas vist oli 2026 oli see aasta, millal on see kohustuslik avalikustada need palgad. Eestis ka, jah, just Eestis ka, üle Euroopa. Aga ma ütleks siis nii palju, et see kõik, mida sa kirjeldasid, on muidugi kõik õige ja ideaalne, aga ikkagi väikestes ettevõtetes mingisugust palgapoliitikat ei ole. Meil ikkagi veel hästi palju ettevõtteid tegutsebki nii, nagu sa alguses kirjeldasid, et vana töötaja saab 3000, eks ole, ja uus tuleb 5000-ga ja vaadaku ise, et ja siis on kõik hash, et me ei tohi nagu rääkida sellest, kõik aga tegelikult töötajad teavad. Ja see uus kohustus, mis on tulemas, et mõnedes ettevõtetes nagu tekitab paha meelt muidugi. See ei mõju hästi. Jah, et nad siis tulevadki sellist nagu olukorda, et kus nad peavad selle sammu tegema ja ehk siis sellist ebavõrdset kohtlemist on tänapäeval ikkagi, me näeme, et on päris palju palkade osas. Aga ma küsiks su käest nüüd niimoodi, ütle, kui sa võtad nüüd juhtkonna või kas või omaniku seisukohalt, kas sa ei leia, et see on ressurssi raiskamine? Et üks on nüüd selle 3-ga, nüüd uue võtan 5-ga ja võib-olla 3. võtan veel 7-ga,
et kas see ei ole mingil moel firma ressurssi lihtsalt niisugune pillamine? Ja absoluutselt ma olen sellega nõus. Aga ma olen ka neid selliseid juhte näinud, et kes ongi sellises olukorras, et neil ei ole kedagi võtta, need ostavad üle. Ja tavaliselt see üleostmine on ikkagi, maksab. Ja sealt see tekibki selline ebavõrdsus. Aga kas küsimus ei ole natuke selles ka, et ütleme, sa oled ettevõtte omanik, eks ju, sul on mingisugune selline otsusvabadus, et ja küll, et mingil inimesel ma maksan mingi summa, teisele maksan teise summa, eks ju, et see on minu siuke võib-olla sisemine siuke tunnetus ka, et kes nagu rohkem kasu toob ja kes vähem. Ja, seda mulle tundub jah, et seda ma olen ka näinud, et kus väga otseselt öeldigi, et me ei taha mingisugust poliitikat, mingit protseduuri, see on kõik jama. Et võtame igad inimest eraldi, personaalselt, et ehk siis vastavalt kogemustele, oskustele ja nii edasi. See kõik on fine, kui sul on võib-olla mingisugune vahemik, et ongi, et sa maksadki, ma ei tea, ongi IT-spetsialistidele, ma ei tea, mingisuguse vahemiku ja sul enam-vähem kõik inimesed sinna vahemiku lähevad. Aga et see nagu sellist paksu verd tekitab ikkagi siis, et kui sa maksad ikkagi vahemikust üle ühele ja teisele ja kolmandale, ma olen ka seda näinud. Et ja siis juht ikkagi ei taha võtta mingisuguseid nagu meetmeid, et nagu kuidagi ühtlustada, et kuidagi võrdseks teha. Et kui sul on nagu väike ettevõtte ja sul need spetsialiste on vähe, et see mingil ajal nagu toimib. Aga kui sul on nagu palju inimesi ja sa pead nagu värbama, et see nagu lihtsalt tekitab sellist nagu ikkagi pahamine. Paks väär ei kindlasti, ja ma arvan, et natukene, miks ma mõtlesin selle peale, et kuidas Nõukogude Liidus asjad olid, et seal oli ka väga suur, on ju siuke surve sellele, et ühtlustame, on ju, et koristajast peadirektorini, eks ju, et see palgavahemik oli palju väiksem, kui ta tänapäeval on, ju. Kui ma nüüd ei eksi, aga kuskil tervikuna, kui me võtame seda ülemist ja kõige alumist osa, kuskil 10-kordne vahe tuli muidugi, kui me mõtleme võib-olla oli 15 korda vahet peadirektoril ja ma mõtlen koristajal, aga aga tähendab, me räägime nüüd on 100-kordsed, on ju 1000-kordsed vahed, eks ju. Kas me nüüd põhimõtteliselt ütleme, et need vahed ongi nagu, et me peakski nagu kuidagi suunduma selle poole, et ühtlustame, mida rohkem, mida ühtlased on, seda parem see on, või et laseme ettevõtetel lihtsalt endale otsustada. Tähendab, minu meelest peab olema läbi mõeldud see ametikoha sisu, mida me ootame sellelt töötajalt. Ja võib-olla see IT-spetsialist võib olla ka veel 3 kategoorias. Ja võt see madalam kategooria on nii palju, teine ja 3. Ja võib-olla on veel, tuleb 4, kes töötabki ainult mingisuguste uute asjade ja strateegiate peal. Ja võt tema on meil selle kõige kõrgema skaala peal. Aga see peab olema läbi mõeldud. Ma arvan, et me räägime natuke tegelikult erinevatest asjadest. Et austatud personalijuhid räägivad sellest, et kuidas hoida nii-öelda niimoodi, et ettevõte oleks stabiilne ja inimeste vahel ei oleks õõrumisi ja kõik oleksid töötajad oleksid õnnelikud ja teeksid head tööd ja tuleksid rõõmsalt tööle. Aga siis see teine asi on see, eks ju, et ongi see ettevõtja vabadus või mitte ainult ettevõtja, võib laiendada seda niimoodi, et iga inimese vabadus teha oma ettevõttes täpselt seda, mida ta tahab, eks ju, ja võib-olla saada nagu selle võrra mingisuguseid paremaid tulemusi. Mulle tundub, et need on nagu natuke nagu erinevad asjad, aga samal ajal on mõlemad olulised. Mõlemad on olulised, jah. Ja ma ütlengi, et see on kõik okei, juht saabki otsustada ise, muidugi eraettevõtja otsustabki, aga mingil hetkel nad tulevad ikkagi selle peale, et meil on juba inimesi nii palju, et me peame sellist nagu võrdset kohtlemist siin ikkagi rakendama, et me ei saa niimoodi lihtsalt
et maksta, lahmida, jah, tõesti. Et ühele üks, teisele teine. Et see arusaam, nad jõuavad sinna, kui sul on tõesti nagu alla 100 inimese, et sellist nagu lahmimist ma nagu näen, et sellistes ettevõtetes nagu rohkem, kui sealt edasi, mida suuremaks ettevõte kasvab, seda rohkem ta vajab süsteemi, mingit raamistikku, et muidu ma räägin, üks jookseb vasakule, teine paremale ja kolmas üldse ei tea, mida teha. Et see on täpselt selle sama palgapoliitikaga täpselt sama. Aga enne ma tulen nüüd ühe teise teema juurde, mis enne mul kuidagi jäi meelde, oli see ettevõtja bränding. Ja siis ma lihtsalt jagan nagu oma sellist mõtet, aga võib-olla on see täitsa rumal mõte, et mingil hetkel ma nägin niimoodi, et sotsiaalmeedias olid mingid ettevõtted, mis nagu tohutult, võib-olla see on praegu ka, et üritavad müüa ennast mingisuguse nagu sellise tiluliluga. Et noh, et meil on mingi, ma ei tea, me kogu aeg, ma ei tea, käime piknikul ja ma ei tea, seal ja teises ja kolmandas kohal ja diskol ja siis meil on pingsilauad ja siis meil on, istume mingi saunas ja siis on see, et mina olen nagu siuke juba vanem inimene, et mul on lapsed ja kodu ja siis ma nagu vaatan selliseid asju, et ma nagu vaatan kogu aeg mingi vilgub midagi, siis mõtlen, et see on nagu kohutavalt väsitav, et kas ma üldse nagu tahan sinna nagu tööle minna, aga samal ajal teiselt poolt arvatakse, et see on nagu jube kihvt värk, et nagu, et nagu sul mingit muud elu ei olegi. Et kuidas selle nagu brändinguga on, et kas see on nagu suunad, ma ei tea, ühesõnaga ma olen seda näinud, mul on tundub, et seda on jäänud vähemaks, aga ma ei ole ka nagu päris kindel. Jaa, et see ju valgab kõik sellest, et üldse analüüsitakse, et kes on sinu sihtgrupp. Ja, et ja siis nad hakkavadki mõtlema, et kuidas me peame oma brändingu välja poole suunama nii, et kõnetada oma sihtgruppi. Et sina lihtsalt ei ole sellest sihtgrupist. ma olen kuidagi õnnetult pihta saanud nende reklaamidega. Ja, et nad tahavadki kõnetada oma sihtgruppi, et kes tahavadki sellist töökeskkonda ja selliseid nad leiavad kindlasti. Et aga on ka teisi ettevõtteid, kes võtavadki tagasihoidlikumalt ja kuidagi teistmoodi peavad, ühesõnaga, et igale ühele oma. Et aga ja kõik algab sellest sihtgrupi analüüsist. Et siis võiks olla ka mingid sellised reklaamid, et näiteks mingid advokaadibürood, et peame selliseid filosoofilisi vestlusi sigari ja viskiklaasiga kamina tulevalgel näiteks. Mina ei ole ühtegi advokaadibürood näinud, kes kutsuks omale tööle sloganiga meil on pingsilaud või midagi. Ja. Pole näinud. Aga kuidas advokaadibürood kutsuvad tööle? Jah. Nad kutsuvad palgaga. Neil muud brändingut ei olegi. Ei, aga see on huvitav point selles mõttes, et sihtgrupp, eks ju, et tundub, et mida me kõik näeme igal pool on just, et sellisele nooremale seltskonnale suunatud. Kes on siis võib-olla see kõige kõlbulikum materjal, et leida inimesi, kes pühendaks ennast 100% või peaaegu tööle. Ja siis kõik need pereinimesed, eks ju, või vehmid või kes me oleme, eks ju, neid keegi enam ei sihi juba ammu. Ei sihitakse, aga teiste sõnumitega. Siis on teil on juba, kui meil on juba teised väärtused, et sealt juba rõhku pannakse rohkem sellisele nagu töösisule. Töösisule ja siis tööelu selle tasakaalule. Ja need on hoopis teised sõnumid, sest vahepeal on ju ühel ettevõttel võib-olla ka mitut sihtgruppi, et kui ongi hästi erinevad näiteks teenused ja ongi erinevad nagu valdkonnad, et võib-olla ongi, et ühes osakonnas näiteks, ma ei tea, meil on mingisugune klienditeenindus, eks ole, kus ongi mul noored inimesed tööl, ma sihin ühte sõnumi ja siis need, kes mul, ma ei tea, mingisugune projekteerijad näiteks, kes töötavad mul kontoris, neid ma sihin nagu teistsuguste sõnumitega, et hoopis erinevad sõnumid. Seda küll. Aga mul on ikka krepeldab see küsimus, et kas, kuidas vanasti asjad olid ja kuidas nad tänapäeval on? Ma küsiks, kas sul oli kaadriosakond? Kas sina töötasid kaadriosakonnas? Algul oli kaadriosakond, siis hakkas vähenema ja lõpuks mina olin üksik
personalijuht, üksipäni ainult olin ja. Ja. Aga mida ma veel tahtsin öelda, mis meil väga positiivselt mõjus tervikuna süsteemile ka, oli, et meie nagu pakkusime välja me tegelesime juhtide reservi valikuga, kuna süsteem oli väga suur, 34 kooperatiivi, siis 77 ettevõtet, seal ju ka juhid tegelikult suhteliselt juba paljud kõrges eas olid ja kõigil oli selge, et ükskord on vaja ka välja vahetada ja vaat siis Sumbergi meeskond täielikult toetas seda, et me peame hakkama valima nende juhtide reservi ja neid ka koolitama. Ja vaat see oli meil väga edukas. Ma ütlen, et praegugi on tore vahest televiisorist vaadata meie koolitatud, väga põhjalikult koolitatud juhte, kes on jumal teab vabariigis, mis kõrgetel ametikohtadel siin. Ja vaat see mõjus tervikuna paljudele, kes võib-olla olekski muidu süsteemist ära läinud, aga tulid koolitusele ja nad saidki endale tulevikus küllalt head ametikohad. Et mina olen muidugi see inimene, kes tõesti väärtustab koolitamist. Et see võib olla selle asemel, et ma pakun spordiklubi või kuskil saunas käimist, et me pakume enda arenguks koolitust. Sa võid arendada ennast. Sul on võimalus areneda selles firmas. Aga kas ma võin nagu küsida ja. Sellega seoses, nagu Lenin oli vist see, kes kuulsalt ütles, et igast lüpsijast võib saada juht, eks ju. Kas nagu te elulise kogemuse põhjal ja. Vastab see tõele, et lihtsalt, et ükskõik, sa võid võtta ükskõik kelle ja piisava koolitusega saab nendest ükskõik mis. Ei ole. Meie tegime niimoodi, me kõigepealt andsime kõikidele teada, kes on huvitatud nii ettevõtetele kui selle avalikult kohe, kui ühistutele, kes tahaksid osaleda just nooremapoolsed selle juhtide reservi koolitusel. Meil tuli neid avaldusi, kes tahtsid, oli kuskil 100 ringis, no küllalt palju. Ja nüüd me muidugi ei teinud seda päris ise, me võtsime seda koolitust sisse, ostsime. Me hakkasime testima, tegime videoteste, see on üks väga suur protseduur, ma ei hakka isegi seda mitte kirjeldama, kus sellest 100 inimesest me valisime välja 50, kellel oli juhi potentsiaal. Ma ütlen, kellel ikka juhi oskusi ei ole, ega ikka sellest juhti ei saa. No midagi teha ei ole. Ta võib olla asetäitja, ta võib olla ideaalne, võib olla pearaamatupidaja, ma ei tea kes, aga tippjuhina tegelikult see vajab teatud eeldusi. Ja me valisimegi välja ja koolitasime. Nii et igast, mis ta oli lüpsjast, ikka juhti ei saa. Aga mis need eeldused on? Tähendab, eeldus on tahtmine töötada inimestega ja oskus töötada inimestega. No, kui me võtame niimoodi, on introvertsed ja ekstravertsed tüübid. Introvertsed sageli ei taha, aga see ei pruugi olla, ta võib veel hea juht olla. No, issand, paugu pealt nüüd öelda, mis need tingimata, no igal juhul ikkagi oskus töötada inimestega ja mõista neid. No võib-olla ma näiteks praegu isegi ütleks, et hea tippjuht, ta kõigepealt kuulab oma meeskonna või oma kolleege, oma meeskonna liikmeid. Ta ei ole kõike teadja. Mina olen A ja O, mina käsen, poon ja lasen ja sina mine oma arvamusega kus kohta. Et see on igal juhul üks eeldus. Mulle väga meeldib, ma võtsin ühe tsitaadi kaasa.
kas ma võin selle ette lugeda? Jaa, muidugi. Selles viimases päevalehes, laupäevases päevalehes on pikk intervjuu A. Le Coq'i juhi Jaanus Vihandiga. Ma ei tea, kas keegi on lugenud või ei ole lugenud. Ja vaata, mulle väga meeldib tema ütlemine. Suurim viga on see, kui juht ei loo mitte meeskonda, vaid õukonda, kui tuuakse sisse nii nimetatud jah-inimesi. Mina soovin, et kolleegid julgeksid oma arvamust avaldada. See on hea juht. On neid dominantseid juhte, kes tegelikult absoluutselt ei talu, kui sina arvad teisiti kui mina. Ja kui sa julged seda teha, ega sul ikka pikka pidu enam meie firmas varsti ei ole. Nii, et see on üks omadus, hea juhi omadus. Ja, ma arvan, et selline emotsionaalne intelligentsus on see, mis tänapäeval ikkagi väga määrab ja tänapäeval ikkagi aina rohkem sellele rõhutakse, et on olemas juba ka erinevad instrumendid, kuidas saab juba mõõta sellist emotsionaalse intelligentsuse taset. Minu jaoks on nagu see, et kõrge emotsionaalne intelligentsus on see, mis peab olema. Aga samas mingi võime teha otsuseid, on ju raskeid otsuseid ka. Loomulikult see on ka hästi oluline ja ma ütleks, et kui ma veel tagantjärgi mõtlen selle ETK aegu, kui Sumberg peadirektor oli, siis kuigi nendel oli nüüd hea meeskond, aga kas nende otsused olid alati populaarsed? Ei olnud. Küll neid kiruti ühe ja teise ja kolmanda asja pärast, aga no midagi teha ei ole, nii nagu Mart Laar pidi võtma otsuseid vastu. Kas see meeldis teistele või ei meeldinud? Aga ma annan mikrofoni Veikole tagasi. Veiko, sina kirjutasid ju artikli jah-inimestest. No, kirjutasin et keskussi kirjutasin, aga see vist oli ka, kus see oli? Postimees ilmutas ka, et ma ei tea, mingi otsige üles. Aga see jah-inimestega, mul lihtsalt tuli meelde, et meil on üks inimene veel on siin täna liitunud meiega saatesse, on Henry Ford. Ja Henry Fordil on üks selline tark raamat, Minu elu ja töö. Ja siis Henry Ford on muulgas kirjutab siin minu arust väga targalt palkadest, personalitööst ja seda, et kuidas nagu kuidas üldse sellist suurt masinavärki käimas hoida. Aga miks Henry Ford on oluline? Et tema kohta arvatakse ka, on ka erinevaid arvamusi, et ta oli ka mingi kuri inimene ja tal oli palju vaenlasi. Aga siis tema oli, tuletame kõigile meelde, et tema oli esimene inimene, kes vist, nagu ta kirjutab siin, et esiteks nad määrasid alampalga $5 päevas 1914 aastal, et 14. aastal tegid nad viisid ellu kasujaotuse kava, iga töö eest sai teataval tingimustel, siin on teataval tingimustel, no igatahes $5 päevas. Ja siis ühtlasid, nad lühendasid tööpäeva 9 tunnilt 8 ja töönädala 48 tunnile. Ja siis siin on kirjeldus, mida ma ei hakka ette lugema, aga see on kohutavalt keeruline tegelikult, et kuidas see kasumi arvestus nagu oli arvutatud väga täpselt välja. Aga siin, mis ta ütleb, on see, et ta ütleb, et kõik, nüüd ma praegu lause läksid kuhugi, pani lipsas minema, aga põhimõte oli see, et kõik need töötajad peaksid tema arvates saama osa tulevasest kasumist. Ja siis on see, et loomulikult ise ta oli väga rikas mees on ju lõpuks, eks ta enda eest hoolitses ka, aga kuidagi niimoodi, et siin on mingid keerulised valemid, et kuidas tema siis otsustas, et ja milline inimene kui palju sai ja millise töö eest ja kui palju. Lisaks on siin veel, mis siin on olulised asjad, et tema juurutas sellised asjad nagu töökeskkonna mingisugused nõuded ja sest alguses olid, ma saan aru, et see masstootmine, et see kõik oli väga nagu räpane, aga räpane üks asi, aga ta on nagu
seal oli mingi tolm ja kõik sellised asjad, mis nagu inimeste tervisele hakkasid, eks ju. Ja siis mingil hetkel ta sai aru sellest, et selleks, et seda tööjõudu hoida, siis ta peabki nagu neid asju nagu ellu viima ja kuna ta juurutas ka selle siis liini tootmise, eks ju, siis liini tootmise juures nad tegid tohutult palju katseid, et nad panid mingisugust osa kokku ja siis selle liini tootmise juures see inimene kõige aeglasemast sellest lülist sõltus see, eks ju, et kuidas see asi nagu lõpuks kokku sai. Aga nad mõõtsid ajaliselt seda nagu mingi generaatori kokkupanekut otsast lõpuni, eks ju. Ja siis oli omakorda jällegi, et miks see inimene on seal, et see on vale inimene, aga ta ütles, et ega see ei tähenda üldse, et selle inimese oleks nüüd lahti laskma, kes kõige aeglasem oli. Et tal oli hoopis, ta mingisuguses muus kohas nagu oli väga head tööd tegi ja siis ta ütles, et nad isegi, ma üllatusega lugesin, ma mõtlesin, et sellised inimesed visati kuskilt nagu kaljult alla, eks. Seal oli mingi ilma käte ja jalgadeta inimesi ka, kes tegid väga head tööd, et nagu ta siin kirjeldab, eks. Et nii palju siis Henry Fordist, et kui minna natuke üle 100 aasta tagasi. Aga ega ma ütlen, et ega väga palju ei ole muutunud. Tänapäevalgi veel tootmises ikka veel mõõdetakse, kuidas liinitöö käib, eks ole, et kuidas saab veel efektiivsemalt ja täna automatiseeritakse palju, eks ole, et kuidas saab. Ja see, et rakendada inimest seal, kus ta nagu kõige parem on, et jällegi, et minul on ka selline hea kogemus olemas, et ettevõttes, kus me hindasime inimesi iga-aastaselt ja siis, kui inimese töö tulemused olid sellist, ütleme, allapoole selle, mis nagu oodati, et siis esimene samm oligi, et vaatame, tegelikult mis juhtunud on, eks ole, et miks ja sealt edasi, et kui tuligi välja, et see töö ei sobi talle, et proovisime nagu mujale saata, teist tööd anda, et see, et nagu kohe vallandame ja et see ei ole seal ongi nagu need kaks asja, et üks on see teise töö andmine ja teine asi on koolitus, et nagu ühest küljest me siin räägime, et inimesed jäävad vanemaks, on ju, palgateenijaid on järjest vähem, pensionäre tuleb järjest juurde ja kõik on halvasti, majandus läheb alla. Teisest küljest on see, et ega ma täpselt ei tea, et meie siin garaažis meil käitutakse inimressursiga väga hästi, eks. Ja see on puhas kuld, aga et kuidagi samal ajal jääb selline mulje, et siis jällegi kuidagi ma täpselt ei tea muidugi, et võib-olla ei koolitata piisavalt või ei anta nagu jõukohast tööd, eks ju, et ongi, et on nagu sellised, võib-olla mõned inimesed on aeglasemad, vajavad nagu rohkem aega, et tahavad süveneda, teised on kiiremad, mingisugused erinevad oskused on, et nagu ma ei teagi, mida ma küsida tahan. Ma lihtsalt nagu siin heietan, et mulle tunne, et äkki sellele peaks nagu rohkem tähelepanu pöörama. No minul on muidugi ikkagi kui kokkuvõttes seda öelda, siis punkt 1 on koolitada juhte ja koolitada juhte, et nad saaksid aru, et ei ole ainult finantsid tähtsad, vaid on ka inimese ressurss ja inimese peale peab mõtlema ja juht peab sellest aru saama. Ja lihtne on tõepoolest lahti lasta, aga see lahti laskmine ja uute otsimine ja värbamine, see kõik on kulu, et kuskilt ma lugesingi, et isegi on kuidagi välja arvutatud vist, et see võib-olla vahepeal ongi tegelikult täiesti mingid ebakompetentsed või laisad inimesed, kes ei viitsi üles tõusta töölegi tulla, eks ju, sellised võib ka olla, aga et kuskil oli see kirjutatud, et uue inimese värbamine on palju kordi suurem kulu kui seda nagu vana remontida teinekord. Jaa, absoluutselt, et kui sa mõtled, et kui palju inimesi on kaasatud tavaliselt värbamisprotsessi, et see ongi hästi kallis, et seal lõppkokkuvõttes ju kõik need tippspetsialistid on kaasatud värbamisse, et nad kulutavad tunde inimestega suhtlemiseks selle asemel, et oma projektiga nagu tegeleda. Et see ongi tõesti väga kallis. Aga mis ma veel tahtsin lisada nende juhtide koolitamise kohta, et mina ütleks,
et peaks alustama sellest, et juhid õpiksid iseennast juhtima kõigepealt, sest kui nad iseendaga hakkama ei saa, siis mis siis inimestest rääkida. Ma olen ka varasemalt juhtide koolitusi korraldanud ja me alati alustasime sellest, et esimene selline plokk tuleb enesejuhtimisest. Et me pärast räägime inimestest ja ärist, aga see mina, et see oli nagu selline esmane, et sealt juba kõik edasi ja sellega on tõesti ka. Aga mida see enesejuhtimine tähendab? See ongi see, et mis on minu jaoks oluline, kuidas ma ise oma aega juhin, kuidas ma ise ennast juhin, mis mind drive'ib, et sellest ka aru saamine, et mis on see mina. Ja et kui sa saad ise endast aru, mis on sinu jaoks oluline ja sa saad ise ka ennast juhtida, omale eesmärke püstitada, mitte ärilise eesmärgi, omale eesmärki, kuhu sina tahad jõuda. Et siis sa saad ka pärast inimestest ka paremini aru ja neid saad ka juhtida, et kui sa saad nagu endale selliseid nagu väljakutseid ka esitada ja sellega tegeleda süsteemselt, eks ole, et sinna nagu jõuda. Ja. Nii, paus, mõttepaus tuli praegu. Mõttepaus tuli, ja. Mul oli paar mõtet käis selle mõttepaus, kui Jelena rääkis, aga nüüd kuidagi lõppes ära mõte. Aga mina küsiks võib-olla, et siis nendes 90-ndates, millele oli see personalijuhtimise valdav fookus organisatsioonis? Et kui täna me räägime hästi suuresti sellisest vaimsest tervisest ja töö ja eraelu tasakaalust, eks ole, paindlikkusest ja täna on see hübriid töövõimalused, kõik on see tulnud. Aga 90-ndate alguses, 80-ndate lõpus, et millele siis oli fookus? No võt, olukord oli selles mõttes täiesti erinev. Vaata, kui me mõtleme nüüd isegi oma töötajate hindamisest, et kuivõrd nad nüüd oma tööga hakkama saavad ja kuidas neid hinnata. Seda ma mäletan, et nõukogude ajal olid seda hinnatavam töötaja sa olid, mida suurem oli sinu tööstaaž. Ja kui kellel oli ikkagi 20 aastat ja kes oli alles seal 3-4 aastaga, et ikka hinnatavad olid ikka väga suure staažiga töötajad. Ja muidugi see algusaeg nüüd ETK-l näiteks, kui hakati see koondama, siis ikka väga paljud olid meeletult šokis. Ma tahan öelda, tõsiselt šokis. Näiteks ma tean 2 inimest konkreetselt, nad olid ikka niivõrd šokis, nad jäid haigeks ja lõpptulemusega nad suridki vähki. Tähendab, paari aasta jooksul. Nad ei suutnud, tähendab, nende mõistus ei võtnud vastu seda. Mina, eluaegne ETK töötaja, niivõrd väärtuslik töötaja ja järsku mind koondatakse ära, mind ei ole enam vaja. Et vaat need fookused läksidki, vaat see muidugi see raskuspunkt oli kõik nüüd. Mina tundsingi ennast rohkem psühholoogina. Ma olin, ega sa asjata siin enne ei öelnud ja ma ei julge seda tunnistada praegu, aga minul kui personalijuhil oli kapis kogu aja pudel konjakit ja kui ma näiteks teadsin, et sa oled üks väga tundlik tüüp, tähendab selle koondamise osas, kõigepealt kutsusin enda juurde ja ütlesin, tead, teeme 25 grammi. Tegimegi 25 grammi ja ütlen ausalt, nagu see olukord lõdvestus ja siis kuskil tund aega või läks meil teinekord 2 tundi, siis me arutasime, kui ma nägin, teine valab pisaraid ja on endast väljas kõik, et olidki täiesti psühholoog ja rahustasid seda. Nii et siin nagu enam millegi muule seda fookust ei saanudki suunata. Et sa vaatasid, et inimesed
saaksid iseendaga toime, et nad aktsepteeriksid seda, mis toimub. Ma muidugi meeletult palju pühendasin aega ka ikka, ma teadsin nendele inimestele, kes olid ikka väga tublid inimesed, aga no mingil moel mitte hakkajad. Tähendab, ma otsisin neile ise töökohti. Ma otsisin kõik oma tutvused, ma panin teistes firmades ja kus ma ka personalijuhtide kaudu muidugi, et kas sul on kohta ja seal kohta, et ma ütlesin, näed, sa oled koondatud, aga tead, ma pakun sulle, sa saad minna. See oli väga suur kergendus inimesele. Nii et nagu see minu töötamise perioodil, see põhifookus oli ikkagi inimesed maha rahustada, neid nagu lepitada selle olukorraga. Mina näiteks isiklikult väga raskelt elasin üle, aga teadlikult aktsepteerisin juhatuse otsust või direktsiooni otsust, kui me likvideerisime ETKVL-i kooperatiivkooli. Ta koolitas terve ühistule ju müüjaid, kokkasid, kondiitreid ja see oli väga hinnatud kool. Ja nüüd otsustati see kool likvideerida. Likvideerida sellepärast, et raha enam ei tulnud. Tähendab, kool ei tooda ju kasumit ja raha enne varasti tuli, Moskvast tuli raha Tsentrosojusist koolituse peale, polnud mingit probleeme, aga nüüd enam lihtsalt raha ei olnud ja ma mõistusega sain aru, et seda peab tegema. Et müüjaid koolitatakse ka mujal veel, mitte ainult selle peale, sest sinna läks ikka päris suur raha, aga mina võtsin seda rahulikult. Kuigi ma ütlen, et süda tilkus verdet ja mul oli kahju nendest õpetajatest ja mul oli tõesti nendest kahju. Et see fookus läks ikkagi niimoodi tol perioodil nagu inimeste ikkagi teadvusele, et olukord on meil muutunud, et ei ole enam nõukogude aeg. Nagu ma ütleks, et jah, praegu meenutades viimased 2 aastat jällegi ei olegi väga palju muutunud. Olukorrad on väga sarnased ja no mina olen igal pool, kus ma olen töötanud, igal pool ma olen koondamisega kokku puutunud ja tean väga hästi, mis asi see on, aga lihtsalt praegu jah, viimasel 2 aastal ma olen 2 personalispetsialisti nagu rahustanud, et see ongi üks osa meie tööst. Et see on okei, et ei pea nagu nii isiklikult võtma. Et jah, aga huvitav on see, et ma ei tea, kas sina oled psühholoog ise? Ma olen seda õppinud, aga päris diplomit ei ole. No, mina ei ole õppinud ja minu personalijuhtidest tutvumisringkonnast ei ole neid ka eriti, et kes on psühholoogiat õppinud, aga millegipärast meil toodetakse, et me oleme ettevõttes psühholoogid, et me rahustame kõiki teisi, aga kes meid rahustaks? See on küll, jah. Minul on muidugi ka see kogemus, et võib-olla meie keskaparaadis algul 250, pärast oli meil 200 ja muud kui läks koondamisele. Mina muidugi suhtlesin, sinul on ikka väga suured firmad olnud, seal ei jõua kõikide inimestega suhelda. Minul oli niimoodi, et nii nagu Veiko ütles, et kui ikkagi tuju on halb ja nutu maik on suus, siis võtad kätte, lähed personalijuhi juurde. Et minul oli ikkagi niimoodi, et mul oli ikka alati keegi tuli ja teinekord koridori peal näen ka, on tusase näoga, mis sul viga on, tule, lähme räägime, eks ole ju. Et nagu oledki olude sunnil selle, ma olen nagu iseseisvalt väga palju seda psühholoogiat õppinud ja mul on väga suur psühholoogide tutvusringkond, et nagu ja personalitöös tuleb see muidugi väga kasuks. Et sa tunnetad nagu seda inimest ja mis tüüpi inimene on. Kuigi ma ütleks tagantjärgi nüüd, siis kogu selle koondamise protseduuri tulemusena ma ikkagi endale ühe verivaenlase sain ka, kes ikkagi
ei andestanud mulle seda, aga see oli nüüd juba personalivaldkonnast koondamine. Mina kõrgema haridusega, miks mind koondatakse ja see keskeriharidusega jääb tööle. Vat, ja üks inimene, ja tema oligi see, et läks peadirektori juurde ja ütles, et ma jätan ma jätan bensiinist ilma. Tal olid need suhted. Aga lõpuks see vist ei õnnestunud ikka? Ei õnnestunud. Ei, see on nii huvitav kuulata, kuidas te nagu võrdate neid aegu tänapäeva ja mis olid. Nad on ikka. Ja ma ütleks, et minu meelest ei peagi olema psühholoog. Seal on põhjus, miks, eks ju, enamus neid HR-tüüpe on naised, on mingisugune emalik instinkt lihtsalt on ju, annab teile sellise mitte eelise, aga et jah, mõistva suhtumise on ju, et inimestesse. Aga et kuulajate huvi natuke korroida. Kas saaksite rääkida, mis on kõige need pikantsemad lood inimestest, keda ei koondatud, aga vallandati? Et mille eest näiteks nõukogude ajal inimesi vallandati? Ja mille eest vallandatakse tänapäeval? Need on nii rasked juhtumid, et ütlen ausalt, nendest ei taha küll rääkida. Need on küll nii... No eks ikkagi, kui inimene ei saa oma tööga hakkama, aga tema enesehinnang on nii kõrge ja ta ei tunnista seda, ta ei saa aru sellest. Midagi teha ei ole, ta ei saa aru, et või ta on ikkagi saanud mingisuguse sellise põhimõttelise asjaga hakkama, mis on täiesti väär ja jälle aru ei saa, et ta peaks astuma tagasi, sellepärast, et see oli niivõrd inetu tegu. No ma ei oska isegi öelda, kas see on inimese psüühika probleem. Tähendab, muidu kui ma ikkagi istun ja räägin sinuga ära, et kuule, see asi ei lähe niimoodi ja nüüd peaks nii tegema ja ta ei saa sellest aru, ma olen kurja vaja. Neid asju ma ei taha meelde tuletada ausalt öeldes, aga muidu neid juhtumeid on küll olnud, kus on vaja tõepoolest vallandada, aga muidugi vallandamisega on niimoodi, et peavad olema ikkagi absoluutselt faktid. Ma pean sulle vist, ma ei tea, kas sa oled kedagi vallandanud? Kahjuks jah. Ja jällegi sarnane olukord, et koondamisega, nagu sa tõid näite, et juht ei taha neid halbu uudiseid rääkida, et mul oli ka olukorrad päris mitu oma karjääris, kus juht ütleb, et kuule, mul on vaja seda inimest vallandada, aga ma ei taha, see on nii raske vestlus minu jaoks teise ära. Leia midagi. Ja, mul on olnud ka selline juhtum, et ühes ettevõttes see oli vana aeg, et kus veel koondamisel pidi muidu maksma hästi suuri neid koondamisrahasid. Et see koondamishüvitis oli otseselt seotud sinu tööstaažiga ja pidigi tegelikult koondama väga staažikaid töötajaid. Ja ettevõttel raha ei olnud, siis mulle öeldi, et kuule, aga meil raha ei ole, koondamist me ei maksa, leia põhjuseid, et peaks neid inimesi vallandama. No, seda ma ei teinud, ma ise läksin selle peale ära, mõtlesin, et mina selles ei mängi. Ei osale. Jah, sellist mängu me ei mängi. Ja, aga jah, selline kõige tüüpiline muidugi, et ei saa hakkama inimene, et sul tõesti, et peavad olema faktid ja tegelikult sa ei hüppa niimoodi päeva pealt niimoodi, kuule nüüd. Päeva pealt tavaliselt siis, kui on usalduse kaotus, et siis, kui oli tõesti mingisugune selline tegu, et kui sa saad aru, et rohkem ei ole võimalik. Aga kõige sellised võib-olla minu jaoks ebaõiglased võib-olla siis, kui juht vallandab oma töötajat sellepärast, et
tahab ennast kaitsta. Et ta pigem saab sellest töötajast lahti, aga päästab ennast, et kui tema osakond millega hakkama ei saanud, eks ole, ja hakkama ei saanud just tema pärast. Kas tema nagu ei juhtinud õigesti, tema püstitas eesmärke valesti, ta ei kontrollinud, aga noh, jääb see töötaja süüdi. Ja sellised olukorrad on alati rasked, ja kui veel öeldakse ka, et tee ise ära, ja siis on raske ja eriti siis, kui öeldakse, et kuule nüüd päeva pealt, kas ennem oli tehtud midagi? Ei. Kas sa rääkisid ennem töötajaga? Ei. ja siis järsku. Jah, ma ei poolda seda, ma alati püüan juhtidega ka rääkima sellest, et see ei ole okei. Aga juhid on erinevad. Jah. No minu puhul selle eelmise küsimuse juures oli ka niimoodi, et tegelikult need rasked vallandamised on ka nii, et otsene ülemus nagu ei julenud ja ei tahtnud seda teha ja ütleb, et Anneli, tee sina nüüd ära. Sa oskad, tee see niimoodi, et ta on päeva pealt siit läinud. No see on ikka raske. Aga ma küsiks hoopis teist asja, et te olete kokku puutunud ka inimestega, kes kandideerivad tööle. Et see on nagu jällegi omakorda selline hoopis teine asi, et kuidas, praegu me rääkisime, et kuidas töösuhet lõpetada, aga et siis, et kui töösuhet alustatakse nüüd, et mida üldse vaadatakse, et mina ei ole kunagi teisel pool lauda olnud, et ma kuidagi olen alati, või mida alati, ma liiga palju ei ole kandideerinud, aga paaril korral olen kandideerinud, et siis nagu kandideerijana on niisugune värin on ikka sees, põlv väriseb, et ma ei tea, et mis siis saab ja mis asjal, kui sa oled nendest eelvoorudest üldse läbi saanud, et tuleb inimene laua taha, et mida te kõigepealt vaatate? Räägi sina värbad. Ma värban ja ma teen ka koolitusi ja inimestega suhtlen ja ma alati küsin, et mis on teie kõige suurem hirm vestluse puhul. Et miks te nii kardate? Mis õige vastus on? Ei ole õiget vastust. Ma tahangi aru saada, et mis seal nii hirmsad on. Ja tavaliselt inimesed ütlevad, et ma kardan, et ma vastan midagi valesti. No just. Mis see valesti tähendab? Sa oskad või sa ei oska ja sa ütled. Mina ütlen, ole sina ise. Aga sa tahad ju hirmsasti sinna tööle saada ja siis sa üritad endast jätta nagu kõige paremat muljet, mis üldse nagu välja võiks tulla. Ja sa võib-olla paned mingisuguse, ja sa pingutad nii, et sa paned mingisuguse maski ja sa näitad midagi sellist, mida sa ise ei ole. Et sa püüad kuidagi sobituda sinna organisatsiooni, mis võib-olla nagu sulle ei sobi. Et minu alati see esimene soovitus, ole sina ise. Et see on täitsa okei, et sa mõndale küsimusele sa ei tea kuidagi vastata, et sul ei ole seda õiget vastust, aga ära vasta lihtsalt, ma ei tea ja sinna paned nagu punkti, eks ole. Et ma ei tea, aga ma olen valmis seda välja uurima. Et ma uurin, ma teen selle ära, et mul ei ole mingit probleemi seda endale selgeks teha. Aga see, et ma kuidagi püüan, hirmsasti tahan, et lihtsalt selliste inimestega on pärast kõige raskem, sest nad üsna kiiresti saavad aru, et see keskkond, kuhu nad sattusid, ei ole õige. Ja, et see nagu pettumus tuleb hästi kiiresti. Et ole sina ise. Okei. Sest mul tuli meelde, et ma olen ükskord siiski olnud ka vist teisel pool, kuigi mina ei olnud tööl võtja, aga mind kutsuti laua taga. Ja siis ma isegi ei mäleta, kas seal käis vist, mõned inimesed käisid, rääkisime, siis pärast olid nagu arutelud, aga siis ma kuulsin sellist sõna, mis minu jaoks on huvitav. Et ühe inimese kohta öeldi, et aga mulle tundub, et see inimene oli selline opinionated. Mis ta oli? See tähendab seda, et opinionated, kuidas seda eesti keelde tõlkida? See on siis, et tal on nagu sellised tugevad arvamused, on ju. Ja siis seda peeti nagu halvaks asjaks. Aga mina just mõtlesin, et see on nagu väga tore asi, et kui inimesel on nagu tugevad arvamused, et see on just, et siis mina mõtlesin, et järelikult, et siis on just selline inimene,
no ma ise ka nagu võib-olla vahepeal nagu mölisin liiga palju või oman mingisuguseid arvamusi ja siis ütlen neid välja, on ju. Ja siis need on kuidagi ebamugavad, et võib-olla ma siis ise ka nagu peegeldan iseennast praegu. Vaata, juhid on... Aga just, et see, et mina mõtlen seda, et kui tuleb selliste nagu tugevate arvamustega inimene, kellel nii-öelda tundub, et nagu tehnilised asjad on nagu päris head, on ju, et ta oskab neid asju ja siis see inimene just nagu suudabki mingit kriitikat välja öelda ja võib-olla sellest kriitikast nagu tasub õppida. See ei tähenda seda, et ta on nagu tingimata see, et umbes, et kui tema moodi ei lähe asjad, et siis ta karjuma, eks ju, ja trampima jalgadega. Et see ei pruugi üldse see olla. Et see nagu minu eest mõtlesin, et see nagu aitab kaasa, aga siis nagu teised, kes seal nagu arutasid, et ei, see on ikkagi, see ei ole hea, et ei ole vaja sellist inimest, kes nagu midagi arvab väga. Ja see on, vaata, sõltub sellest, kui küps see juht on. Paljud juhid ju värbavad endale sarnaseid inimesi. Ja siis tekibki olukord, et kõik mõtlevad sarnaselt. Jube mugav on sellises meeskonnas töötada, kus kõik mõtlevad sarnased, kõik on ühel lainel, aga siis lihtsalt, kui mingisugune kriitiline olukord, eks ole, et siis on selline, et ei tea, kuhu joost, mida teha. Ja on täiesti väga tervislik, et on organisatsioonis, on tiimis, on selline inimene, et kes... on erinevad inimesed, jah, oma eriarvamusega. Aga lihtsalt kõik juhid ei ole sellisteks inimesteks valmis. Et mina ütlen, et sellest väga, kui küps see juht on, et kuidas ta, nagu, kas ta julgeb sellist inimest võtta ja paljud ei ole, tõesti. Ise olen sellega kokku puutunud, ma olen näinud, tean neid juhte, aga mõni juht tõesti nagu just tahabki sellist inimest. Tuli jälle meelde üks vanalinna elanik, ma tema nime ei ütle, aga tervitan teda juhul, kui ta kuulab. Ja siis tema ütles kunagi, et nagu äri teha on ju väga lihtne. Et mul tuli lihtsalt meelde selle Sumbergi tiimiga ka. Et sa tuled lihtsalt on nagu see, et sa võtad endast targemad inimesed, võtad tööle, on ju. Ja siis nemad teevadki tööd. Ja siis ega mina ei tea ju kõiki asju, on ju. Siis need targemad inimesed, nemad teevad tööd ja siis mina saan rikkamaks, et mulle see sobib väga hästi. See on väga hea mõte just, et inimene ei suuda olla kõike teadja. Ja sa peadki ennast ümbritsema just erinevatega, ma just seda rõhutasin, et selle Sumbergi meeskond oli ka niimoodi, et issand, üks oli peaaegu, et vaatad niisugune koleeriline tüüp natukene oma arvamustega, ja teine vastupidi rahulik ja hoopis teistmoodi mõtlemisega. Et vaat see oligi tähtis, ega mina ju nende nõupidamistel ei olnud, ega mina ju ei tea, kas nad kaklesid seal ja arutasid ja kuidas oli, aga nad igal juhul minu meelest tegid väga arukaid otsuseid. Ja ikkagi vedasid selle ETK vedasid ikkagi välja. Selles mõttes, et väga lihtne on kõik pankroti ajada, eks ole, ja nii edasi. Aga muidugi tarbijate ühistutele loomulikult oleks võib-olla sobinud algul mingisugune teine suund, aga tarbijate ühistu ise nagu otseselt ei ole väga niisugune kasumiga ettevõtted, et ikkagi tootmisettevõtted olid suurtes raskustes ja pidi nendega tegelema. Pidi selles mõttes valikuid tegema, et kuidas edasi minna. Ja, et... Jaa, selge. Aga minu meelest ikkagi tippjuhist, kui me ikkagi selle juurde veel tuleme, et kuidas ikkagi lugeda personalitööd edukaks ühes firmas. Midagi teha ei ole, aga see sõltub heast koostööst tippjuhiga. Ja kui koostöö on hea, siis minu meelest on see personalitöö ka tulemuslik ja teda on ka rõõm teha siis. Jaa. Aga kas ma sain õigesti aru, et sa nendest juhtkonna koosolekutel see ei osalenud? Mina üldiselt mitte, ja. Eriti kui ma üksi olin, kui ma juba lõpus ka üksi veel olin ja lihtsalt ei jõudnud. Ma ei tahtnudki, ma käisin, kui oli vaja nüüd mingisugused otsused olid juba ära tehtud, siis ma olin alati informeeritud ja ma selles mõttes olin küll väga õnnelik, et ma ei olnud nii, et ma kuskilt kuluaaridest midagi kuulen ja keegi on teinud nii ja naa, vaid ma olin alati informeeritud ja
ma ei armasta üldse igasuguseid koosolekuid. Ma ennem suhtlen inimesega, aga see näitab seda, et sa järelikult usaldasidki oma seda tippjuhti, et ta tuli pärast seda koosolekut ja rääkis sulle kõik asjad nagu kuidas, mis umbes otsustati ära ja ei no tema ei tulnud minu juurde, mina käisin tema juures. Sina käisid tema juures, aga no lihtsalt oli see, et toimus nagu selles selline mõistlik nagu kui puudutas asi võib-olla hoopis tootmisettevõtet, käisin hoopis tootmisdirektori juures ja kui oli kaubandus, siis käisin kaubandusdirektori juures ja selles mõttes nagu meil me püüdsime nagu säästa teineteise aega. Vaata, kui sa eriti üksipani oled, on see lepinguline töö ja dokumentide vormistamine ja kõik need, nii nagu sa enne ütlesid, mis see personalitöö on, see oli vaja ka kõik ära teha ju. Ja, tänapäeval juba uued süsteemid ja tehnoloogia areng on olnud tohutu. Päris nii ei olnud, kui ma juba personalitööd hakkasin tegema, siis ikkagi arvutid juba olid. Ja, aga isikukaardid ikkagi olid paberkandjal. Olid ja isikukaardid kõik olid. Kõik kanded pidid puhkuse kohta, kõikide sammude kohta pidi mina tänu nendele esimestele arvutitele on minul prillid. Ma ütlen, mul oli super nägemine ja tänu nende arvutitele on. Aga ma lihtsalt sinna tahtsin veel täiendada seda, et tänapäeval on ikkagi rohkem personalijuhti kaasatakse ka juhtkonda. Et kogu see strateegiline planeerimine on nagu tehakse koos personalijuhtidega. Teine asi on see, et muidugi, et kui personalijuhile antakse sõna ainult siis, kui arutatakse mingisugust personaliküsimusi, et see ei ole see. Aga ikkagi kogu see planeerimine, strateegia väljatöötamine, et personalijuhid on tänapäeval ikkagi kaasas, mõtlevad koos ja otsustavad ka koos. Et selliseid on jällegi vähem, aga neid juba on ja aina rohkem. Et see suund on juba sinna, et jah, lihtsalt üks vahekommentaar sellest erinevusest võib-olla. Jaa, mul oli jälle, vahepeal oli paar mõtet ja siis need jälle kuhugi lipsasid minema, et üks oli vist mingi, tuli tagasi meelde, palga läbirääkimised. Aga et kui et enne me rääkisime sellest, eks ju, et kui inimesed siis on tükk aega töötanud, oletame, et on selline ideaalne ettevõte, kus on nagu, ma ei tea, Henry Fordil on kõik asjad paigas, on ju, ja kõik teavad, palju nad palka saavad ja siis üle selle ei hüpata. Aga et kui on nagu selline pimedus, eks ju, et seda palgapimedus, et sa täpselt ei tea, eks ju, mis teised saavad, aga siis mingil hetkel nagu tundub, et vaata, et siin mingid asjad lähevad kallimaks ja kõik nii ja siis et tahaks nagu minna palka juurde küsima, et kuidas inimene peab minema palka juurde küsima, kelle käest ta peab küsima üldse, kas oma otsese ülemuse käest või personalijuhi käest või kuidas see üldse käib, et see on ka nagu selline umbes nagu natuke nagu samasugune olukord, kui sa lähed uuesti tööle, on ju. Ja siis mõtledki, ja siis on küsimus, et kas sa peaksid nagu rohkem küsima palka, et nagu mingi turul on ju, et siis hakatakse nagu alla kauplema, või siis, et peaksid nagu mõtlema niimoodi, et ma arvan, et see võiks nagu olla umbes nii, ja siis ma oleksin sellega rahul. Aga siis öeldakse, et siis kui küsid selle, et siis nagu võib-olla pooltki ei saa sellest, on ju. Et kuidas millised soovitused on headele kuulajatele? Millised on sinu kogemused? No võt, minul selle kandi pealt ausalt öeldes kogemus nüüd puudub, kuna meie kohe selle ETK aegu ju siis kohe töötasime palgasüsteemi välja. Ma vaatasin tagant järgi ka, meil toimus niimoodi, et 92 aastal 2 korda tõsteti palka, 93 aastal jälle 2 korda aastas tõsteti palka. Ega ma nüüd ei mäleta, kuidas teistel oli, ma vaatasin oma töölepingute järgi praegu. Ja ma võin praegu näiteks öelda, kui tuli ju krooni aeg siis, oligi ju 92 juunikuus, 22 juuni tuli kroon
ja siis me hakkasime ju lepinguid kohe ümber vormistama, siis oli näiteks minu palk oli 2000 krooni, nii. Siis oli tuli 2500, siis tuli 4000, siis tuli 4500, siis oli 5500 ja kui ma ETK-st ära läksin, siis oli mul 9000. No nii et vaat meil toimus nagu järjepidevalt palga tõstmine, meil nagu keegi ei käinudki palka küsimas, et kuulge, millal te tõstate. See oli nagu juhtkonnal juba läbi arutatud ja kuna elukallidus kogu aja tõusis. Aga kas see oli siis elukallidusega kuidagi seotud või? Või ma mõtlen nagu firma poolt vaadates, kas see on seotud või ole? Tševo ei mäleta, seda ei mäleta. Seda ma tõesti enam ei mäleta, kuidas see oli põhjendatud, aga ma arvan, et see oli ikkagi elukallidusega seotud. Tänapäeval vist ei ole. Aga jällegi vaata, et kui on tuleme sinna jällegi tagasi, et milleks meil mingisugused protsessid on, poliitikad on just sellepärast, et inimesed ei käiks ise küsimas, et meil on mingisugune protsess on täitsa paigas, et inimesed teavad, et neil on kord aastas on palkade ülevaatamised, aga siis sealt juba, et mida võetakse arvesse, eks ole. Et ja praktikad on väga erinevad, aga tegelikult kõige rohkem, kuidas tehakse, et ongi, et meil võib-olla kord aastas on arenguvestlus, et kus me arutamegi läbi, et kuidas sul läinud on eelmine aasta, millised olid need tulemused, jällegi, meil on siis tulemussüsteem, eesmärgistamise süsteem olemas, sul on olnud eesmärgid, hästi mõõdetavad, vaatame üle, kuidas läinud on ja siis vaatamegi, et mis on edasi ja sealt hakkavad mingisugused palgaläbirääkimised. Minul on olnud ka praktika, et kus me nagu juba sellest, et kui hästi ma saavutasin oma eelmise aasta eesmärgid, sõltus ka minu nagu palganumber, see oli väga otseses seoses ja seal oli ka selle elukalliduse protsent oli ka sisse arvestatud. Aga see on juba sellises jällegi suures ettevõttes, kus on väga selge eelarvestamise süsteem ka toimib, et väga selge planeerimine, et seda saab kõik teha. Aga jah, üldiselt vaadatakse töötulemusi. Aga mis see üldse siis näiteks personalitöö tulemus mõõdik on? Selline, et näiteks Anneli puhul oleks olnud 90 algused, kui palju inimesi sa oled vallandanud või koondanud? Seal erinevad jälle, et sõltub sellest, mis on fookus. Ühes ettevõttes, kus ma töötasin, meil oli näiteks fookuses tööjõu voolavus, tööandja bränding ja veel töökeskkond, tööohutus oli minu all ka. Ehk siis nagu sellest tulenevalt olid ka minu KPI-d näiteks, oligi tööjõu voolavus, teatud protsent tööandja bränding, et kui mitu positsiooni muutus meie ettevõtte asukoht selles üldtabelis ja töökeskkond et seal oligi, et kui mitu tööõnnetus. See oli päris hästi nagu mõõdetav. Väga hästi mõõdetav, väga selgelt. See on umbes täpselt samad asjad, mis on Henry Fordil olid olulised. Ka tööõnnetused olid muide olulised. Just, jah. Kõik need asjad. Tootmises ongi. Ja voolavus ja kõik need. Ja sellepärast tulid üldse need palgasüsteemid. Ja siis üleüldine oli muidugi, mis oli kõikidel juhtidel, töö rahulolu, selline pühendumus, et mida väga tihti pannakse ainult personalijuhile mõõdikud, aga tegelikult jällegi, kuidas seda saab panna, et mina töötajatega otseselt väga vähe puutun kokku, see on nagu iga juhi ülesanne, et tema inimesed tunneksid ennast tööl hästi. Et see on nagu üle ettevõtte ülene ja pluss ka majanduslikud eesmärgid ka, et kuidas ettevõttel üldse läheb, et minul kui personalijuhil oleks ka ikkagi huvi, et ettevõttel läheks hästi, et minus sõltub ka panus läbi oma töö. Ehk siis väga selgesti. Aga tulles tagasi sinu küsimusele, et kuidas küsida palka. Ja tõesti, kui ei ole neid süsteeme ja ongi nii, et nagu me siin Sass ütleski, et ma ise olen ettevõtja, ma ise tahan otsustada, et kui palju ma kellele maksan. Et kui tõesti on ka selline olukord, et minu soovitus on alati see, et ole avatud läbirääkimistele. Ära mõtle välja endale mingi ühe numbri, ideaalnumbri ja sellega kohe lähed, et kas nii või mitte midagi on ju.
Ole avatud pakkumistele, ole avatud läbirääkimistele, mõtle läbi kõik need variandid, sest tänapäeval ei ole ainult palk, mis on määrav. Et mõtle, mis võib veel sinu jaoks oluline olla. Et, ja alati ära ütle mingi ühte numbri, mina soovitan öelda vahemikku. Okay. Ja teine asi on see, et paku variandid. Ja need variandid võibki olla, et kas ma ei tea, töökoormuse vähendamine, rohkem puhkusepäevi, kui on ettevõttes optsioonid, võib-olla rohkem sealt saada. Ehk siis mõtle läbi, mis need variandid on. Et paku need erinevad, kui tööandja ise ei tule selle peale. Teine asi, et kui sa lähed üldse küsima, et sa ei lähe selle jutuga, et kuule, ellu on kallinenud. Et see... Nagu see on objektiivne tõde. Jaa, aga ja see on kõige nõrgem põhjendus, ma ütlen sulle, et ma näen, et see ei tööta. Ettevõtja jaoks see ka, nagu tema jaoks ka kõik kallineb, temal on ka see kasum vähenes. Et põhjendused peavadki olema seotud sinu panusega, sinu tööülesannetega. Aga kas nii ei või öelda, et ma tahan ka rikkamaks saada? Jah. Siis mõtle hakka ise olema omale ettevõtjaks. No olengi. Aga ühesõnaga, et pane rõhku sellele, et näiteks kui ongi sinu millal oli sinu viimane näiteks palgatõus, oli see aasta või 2 aastat tagasi, mis on selle aja jooksul olid tehtud, kuidas sina arenesid selle aja jooksul, kuidas sina panustasid ettevõttesse selle aja jooksul, et analüüsi, pane omale sellised punktid ja räägi läbi, mõtle läbi, mis need on, kõik need asjad on. Et lihtsalt minu jutuga, et kõik on kalliks läinud, see ei tööta, ei tahata üldse sellest rääkida. Kõik saavad, kõigil on nagu praegu raske, et seda ei taha. Aga püüa just välja tuua see, et sina oled nii palju andnud, sul on juurde tulnud mingid ülesanded, sina võib-olla käisidki kuskil, ma ei tea, koolitusel ja said mingisugused uued teadmised, oskused, mida sa nüüd rakendad, ma olen nüüd seda teinud. Aga kas see ei ole nagu selles mõttes, kas see ettevõtja poolt ei ole just, kuule, aga ma sulle juba koolituse andsin, mida sa veel tahad, on ju? Et selles mõttes, et sa juba said paremaks, et mis sa nüüd tahad selle palk ka veel või? Et ma ütlen just, et koolitus on tema kulu samamoodi olnud. Et siis on see nagu tundub jälle siuke asi, et mida sa oled selle koolitusele, tänu sellele hotellis ööbisid ja mis mida sa tahad? Oled nagu tagasi, et see ongi see analüüs, eks ole, et mida sa oled selle koolituse järel, mida sa oled nagu teinud, mis kasu sina oled toonud tänu sellele koolitusele, sest me näeme ka, et mina näiteks personalijuhina, mina väga ei poolda neid klassikoolitusi, sest ma näen, et inimesed lihtsalt käivad tagumikutunde tegemas või? Jah, niisama. Ja sealt nagu tulemust eriti ei ole. Et me teame, et see, mis inimesed miks siis üldse tehakse? Keegi maksab selle koolituse eest, miks siis tehakse koolitusi, millel ei ole tulemust? Aga ikka makstakse kinni ja tehakse uuesti. Vaata, aga tänapäeval, kuidas koolitused on juba muutunud, et selliseid klassikalisi koolitusi, kui sa nagu loengu vormis aina vähem ja vähem jääb. Et sealt rohkem praktilisust ikkagi juures, et tehakse praktilised ülesanded, sest juba ammu kõik jõudsid järeldusele, et see loeng lihtsalt ei toimi, et sul peab olema kohe võimalus see, mis sa kuulasid, seda sa nägid rakendada. Ja, et sa pead kohe rakendama. Ja siis sa tuled nagu tagasi, et need koolitused on läinud pikamiks, et igasugused programmid on meil tekkinud ja siis on toredasti, et kui on nagu see kestab hästi pikalt, sest inimesel see uue harjumuse omandamine võtab aega, et ehk siis sa käidki mitu korda, siis on sul vahepeal mingid töötoad näiteks, mingid arutelud, siis sa lähed praktiseerid, tuled tagasi, räägid, kuidas sul õnnestus või ei õnnestunud, et sa jagad oma kogemusi, et see on nagu hästi praktilisemaks on kõik läinud. Et ehk siis sa peadki nagu mõtlema siis läbi, et sa käisid sellel koolitusel, aga mis on paranenud, et kui sa oled nagu juht, et sul võib-olla nagu tiim on palju paremaid tulemusi nüüd teeb, sul tiim enam võib-olla ei vahetu, sul on tiim õnnelikum ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Et kõik see nagu panna paika ja läbi mõelda. Okei.
et sa peadki näitama seda tulemust, mille pärast sa üldse küsid palgatõusu, sest me näeme ka neid töötajad, kes käivadki tööl, teevadki oma selle miinimumi ära, eks ole, ja ja kui selline töötaja tuleb jälle nagu palka küsima, siis juhil nagu aga mille eest, eks ole, millega ta hakkama saanud, ta teeb just kui oma tööd nagu hästi, aga ta selle eest peabki nagu saabki, peabki tegema. Ma sellepärast teda võtsingi, eks ole, jaa. Aga kui nagu juurde maksta, et siis ma tahangi seda, mida ta juurde nagu kes on, ütleme, oletame, et on, ma ei tea, 5 aastat töötanud seal ja siis teinud oma tööd kogu aeg hästi ja siis, aga siis elukallidus on tõusnud, ma ei tea, 40%, on ju, siis ta mõtleb, et nagu ma nüüd nagu kuidagi, ma ei tea, et tahaks nagu kuidagi seda kompenseerida ja siis ta ei saa ausa jutuga minna jälle. No jällegi, mis tähendab, see ei toimi. Ma teen ju hästi kogu aeg. Mis see tähendab, mis see hästi on? Sa pead selle nagu defineerima ja konkreetselt ära mõõtma, mis see hästi on. Et isegi see, töötasin, kui digiteerisime arveid, eks ole, et me väga selgelt ikkagi mõõtsime ka, et meil oleks neid arvete digiteerimisel, me luges see kiirus ja vigade protsent. Hästi selgelt mõõdetav. Muidu on kogu aeg üks ja sama töö justkui. Jah, aga neil kogu aeg paranesid need tulemused, kogu aeg vigu tuli vähem. Ehk sa pead väga selgelt panema need sellised nagu mõõdikud, kuidas sa mõõdad oma töö tulemust. Jah. Nii, mis sa arvad sellest? Ei, ma lihtsalt hakkasin mõtlema, et kõige parem variant on, sa pead ise kehastuma hetkeks ülemuseks ja siis mõtle, milliste väidetega sa lagedale tuled, et ma tahaksin paremat palka. Et sa peaks ise endaga korraks selle mängu läbi tegema ja siis tulevadki õiged asjad, mis sind veenad, et sa oled veendunud, et võt sellel mehel ma peaks ikka tõstma palka küll. Et võt, mis need oleks? Jaa, no võt, ei, mul lihtsalt tuli meelde veel üks, see ei ole küll palga läbirääkimine, aga see on üks, mis on kirjutatud ühes raamatusse kirja pandud. Aga et siis selline mees nagu Jaanus Otsa kirjeldab seda Ekspressi ma ei tea, mingi raamat. Ta räägib seda, kuidas ta pidas läbirääkimisi ameeriklastega, et see mingi pensionifond, mitte pensioni, aga mingi suur fond, eks ju, kes tuli ostma kinnisvara ja siis ostis ära need Tallinna need sotsiaalmajad seal kuskil, mis ehitati Lasnamäel. Ja siis ta seal kirjeldab, kuidas siis ameeriklased räägivad, tulid laua taga ja siis rääkisid hästi pikalt, et kui suured ja kui rikkad nad on ja kui hästi neil läheb, eks ju. Ja siis hakkasid läbirääkimisi pidama. Ja siis Jaanus Otsa ütles, et aga mina olen väga vaene. Et mina tahan ka kunagi rikkaks saada. Et ja kui mina rikkaks ei saa, siis võib-olla minu lapsed saavad rikkaks või lapselapsed, eks ju. Nii et ma ei saa teile mitte midagi nagu sellest, mida te kauplete, ma ei saa mitte midagi teile ära anda. Sest muidu mina rikkaks ei saa. Ongi, jah, täpselt. Et selline asi on kirja pandud, aga see ei ole muidugi palga või läbirääkimine. See mul tuleb alati meelde läbirääkimistega seoses. Aga muidugi tark juht teeb ikkagi niimoodi, et ta püüab nagu ette mõelda sellele, et mis palgasüsteem tal on ja kui palju ta kellegile maksab, et inimesed ei ole niimoodi, et käivad ninanorus ja et vähe ja kuidagi seda probleemi võid nagu ennetada. Jaa, aga kui nüüd hakatigi võib-olla kokku tõmbama otsi, et siis mulle jäi selline mulje, et see on ikkagi selline jälle see sama, mis ma päris alguses ütlesin sellise nõmeda kantseliitliku sõna, et see on ikkagi inimressursi haldamine kuidagi on see personalitöö vist, et sa ikkagi tegeled mingisuguste inimestega ja siis sa kogu aeg pead neid haldama. Aga siis seal on hästi palju nüansse. Ja siis sa pead olema psühholoogis, sa pead olema tegelema mingite süsteemidega ja kuidagi, ma ei tea, on selline kokkuvõte või? No, ma ütleks, et taustajõud. Taustajõud, jah. Jah, võib-olla see ongi väga täpne, tähendab juhtidele on ta taustajõud oma firma eesmärkide saavutamisel. Et
noh, ilma inimesteta ju ei saavuta neid mitte midagi ju firmal. Sa võid ju neid eesmärke püstitada endale. Aga personal, kas ta on siis osakond või personalijuht või ükskõik kui suures koosseisus, tema on ta ongi taustajõud nende eesmärkide saavutamisel. Ja üks küsimus veel, et te olete ka mõlemad naisterahvad, et kas te olete näinud ka personalijuhtidest, kas on ka mehi personalijuhtidena tööl? On. Okay, mina ei ole kunagi näinud, mul on kogu aeg alati selline mulje jäänud, et personalijuht on naine. Minul kõige ägedam otsene ülemus oli meesterahvas. Kuigi see oli ka minu esimene selline otsene, ta oli ka HR, aga ta oli nagu VP positsioonis juba, et ma mõtlesin ka kuidagi... VP on siis vice president, asepresident. Ja, no see on suurtes ettevõtetes on juba nagu sellised ametimeetused, et ma alguses ka kuidagi skeptiliselt suhtusin temasse, aga ta oli ikkagi lõppkokkuvõttes kõige ägedam juht, mis mul on olnud au töötada koos, et on olemas, on värbajad meesterahvaid, see on selline, läks viimase trend, on tulnud, need on ka aina rohkem ja rohkem tulemas. Kuule, võt see on teema ka, mida peaks natuke kuidagi katma, et värbamine. Et mis see siis on, et otsitakse linna pealt ja siis tehakse üleostu pakkumine või mis see värba üldse teeb? No, tänapäeval väga enam üle ei osteta, et sest turg on tänapäeval ikkagi tööandja kätes. Aga värbamisega et kui on mingi töö vajab ära tegemist, et seal tekib see vajadus, et keegi peab selle ära tegema, et siis hakatakse inimest otsima. Ja siis värbe on see, et kes otsib neid sobivaid inimesi üles, suhtleb nendega, peab aru saada, et kas inimene, kas tema kompetentsid sobivad sinna ettevõttesse, siis ka kuidas ta nagu sinna kultuuri, ettevõtte kultuuri, kuidas see inimene sobib. Ja teeb sellist nagu protsessi. Aga see kultuuri küsimus on see, et kui värbaja ei ole maja sisene, et siis kuidas tema sellest kultuurist aru saab? Ega ta kirjeldatakse ära? Väga pinnepealselt. Ja muidugi. Aga siis väline värbe siis suunab seda kandidaati sinna majja, ehk siis ja sealt edasi juba värbamisjuhid, vahepeal ka personalijuht teeb sellise sobivuse vestluse, et aru saada, et kuidas ta nagu meile meeskonda sobib, et siis juba sinna jääb juba ettevõttel otsustada, et kuidas ta sinna meeskonda sobib, ega me väliselt me ei tea tõesti seda. Ma võin seal käia, ma võin inimestega suhelda, aga mis on see tõeline dünaamika selles ettevõttes, et seda saab ainult siis, kui sa oled seal ikkagi sees. Ja sellepärast minul kui värbajal on see ülesanne, et mina katsun siis leida neid inimesed, et nad oleksid, kandidaadid oleksid mitte võrdsed, vaid kõik väga erinevad eksiksused. Okay. Et siis see töötab kõige paremini. Okay. Siis alati leiab see üks, kes sobib. Kui on nad kõik hästi sarnased, siis on suurem tõenäosus, et see on, esiteks kliendil on seda raske valikut teha, siis nad on kõik väga sarnased justkui, aga kui on erinevad, et siis on selline kohe, valikuvõimalus on kohe palju parem ja mina näen, et neid värvis on kõige õnnestumad. Et see on, mul lihtsalt tuli hoopis teisest valdkonnast võrdlus, et nagu graafilise disainiga, et sa pead andma inimesele ette mitu varianti, ühest ei piisa, sellepärast, et siis ta mõtleb, et ainult ühe annadki mulle või. Ja siis ei piisa ka sellepärast, et kui sa annad liiga sarnased, siis tal ei ole nagu valiku tegemise võimalust. Aga kui sa annad nagu erinevad variandid, siis tal nagu tekib mingi tunnetus, sest ta saab aru, et mulle meeldib see rohkem kui see teine. Või mingi süke... Ja vahepeal on ka klientidega on ka nii, et sa tood selle väga hea spetsialisti, kes kliendile väga sobib, väga meeldib,
sest jah, see on täpselt see inimene, keda ma vajan. Aga see on ainult üks. jah, Aga ma tahan mingit võrdlust. Too mulle veel kandidaadid, palun. Ja siis tuleb tajuda, mis see risk on, et kui me jätame selle väga hea ootama, sa oled ilmadast sa jääd ilma. Ja, just. Aga vot klient just kui nagu mõtlen, aga mille eest ma siis nagu maksan, et just kui mul peab ju mingisugune valikuvõimalus olema. Just. Aga olgem ausad, et sul on nagu ühe positsiooni täitmiseks, sul ongi vaja seda ühte inimest, mitte mitu. Ja see on jälle, see on natuke jälle nagu graafilise disainiga, eks ju. Aga mis see on ju nii lihtne asi, et siin nagu vaatad, see on siin nurgas ja see on niimoodi ja kuule, aga ma tegin seda, ma ei tea, ma mõtlesin ja kombineerisin seda, ma ei tea, tunde. Ma ei tea nagu. Aga see, no nii on kuidagi. Aga personalitöö on huvitav töö. Ühesõnaga tuleviku personalijuhid minge, kuule, aga mida üldse õppima peab, et personalijuhiks saada? Kas sellist asja õpetatakse? Jaa. See on eraldi ikkagi... Eraldi eriala olemas, okay. Personalitöö, personalijuht, personalijuhtimist magistriõppest saab TalTechis õppida, kuigi minul ei ole personalijuhtimise haridus. No pole hullu. Mul on kõik... mis valdkonna inimene sa oled? Mul on bakalaureus, on mul... mis ta on, avalik haldus. Jah, no aga see on ka halduse värk ju. Minust ei saanud, aga magister on mul ärikorraldus. Aga mul on kuidagi kõik learning by doing. No, ja minu meelest see ongi kõige parem õppimisviis. Jah, et kui sa tõesti nagu tahad midagi, et siis sa lähed ja süvened ja teed ära. Just, see on nagu podcasti tegemisega. Learning by doing. Paned juhtmed kokku asjad ja niimoodi sa hakkad nuppe keerama ja inimesed tulevad saatesse, siis räägid ja saadki podcasti valmis. See suhtumine, attitude peab õige olema. Ja täna ma näen väga paljudes kohtades juba ka rohkem ka rõhutakse, et me värbame mitte ainult nende oskuste pärast, vaid selle õige suhtumise pärast ja nii on, et mõnede ametikohtade puhul, et sa ei saa oskust ilma vajalike oskustes, et sul mingi baas peab olema. Aga ikkagi lõppkokkuvõttes, kui juhil on sarnased kandidaadid ees samade oskustega, nad kõik saavad suurepäraselt selle tööga hakkama, kuhu sa inimest otsid, mille järgi juht otsustab ikkagi selle suhtumise järgi, et kuidas seal, mis on sellel inimesel potentsiaali on, et kui väga ta tahab seda tööd selle järgi. Kas ta on agiilne? Nagu minu endine juht ütles, et mina valin meeskonda omale inimese selle järgi, et ma vaatan ka sellise pilguga, et kas ma tahan peale tööd minna temaga õllud jooma või mitte. Okei. No jah. Aga muidugi kõige parem on, kui ükskõik mis inimene oma tööd teeb, et ta armastaks oma tööd. Jaa, sest see peegeldub, sa näed kohe. Silmadest. Silmad säravad. Silmad säravad. Kas ta peab siis jooma kogu aeg, et silmad säraksid? Ma ei tea. Ma sõitsin Kiisalt. Kui tuleb tööle abiks võib-olla. Mina käin suvilas, sõidan bussiga suvilasse. Ja enamjaolt on kõik mehed, need bussijuhid, lähed, paned selle rohelise kaardi, ütled küll tere. No vähe, kes ütlevad sulle tere. Ja üks päev istun bussi peale, oli naisterahvas bussijuht. Ja rõõmsalt vaatab vastu, ütleb tere. Nii. Ja kuna esiiste oli lausa vabas, mina istusin sinna, mind hakkas lausa huvitama. Tähendab tema tervikuna, tema käitumine. Igale ühele rõõmsalt tere ja nii edasi. Niimoodi. Ja kui me jõudsime Tallinnasse, kõik läksid välja ja ma ei saanud ütlemata jätta. Ma ütlesin, et issand, kui tore, et te niivõrd hästi teenindasite, te naeratate ja nii edasi. Ja siis mida ta ütles? Teate, ma armastan oma tööd. Mulle meeldib see töö. Minu meelest ilusamad lauset ei saagi olla.
ma armastan oma tööd Jah. ja nii on kõikide töödega, olgu ta siis vähem makstud või rohkem makstud, aga kui inimene on õnnelik oma selle töö juures, siis on töö tulemus on kõige parem. Kuule, aga see ongi võib-olla väga hea lause, millega lõpetada. Jah, mulle ka tundub. Oleme õnnelikud, ole sina õnnelik nüüd oma töö juures. Ja mina olen õnnelik pensionärina. Aga aitäh, Jelena, ja aitäh, Anneli, et tulite, astusite Veiko garaažist läbi. Sass on juba läinud oma garaaži boksi tagasi. Nii et järgmiste kuulamisteni. Järgmiste kuulamisteni, jah.